Käesoleva video teemaks on siis selline lihtne elektriline süsteem, mis koosneb siis kahest võrdsest ja vastandmärgilisest laengust. Ehk siis ühest negatiivsest laengust -Q ja teisest sama suurest, aga siis positiivsest laengust +Q. Ja need kaks laengut paiknevad siis omavahel fikseeritud vahekaugusel D. Ja sellist süsteemi siis tuntakse elektrilise dipooli nime all. Ja miks see meile huvi pakub, on see, et siis väga paljud molekulid praktilistes siis ainetes on oma olemuselt elektrilised dipoolid ja nende käitumine siis määrab selle, kuidas siis konkreetne dielektrik, nagu näiteks kas või klaas, mõjutab siis elektromagnetlaineid või kuidas ta käitub siis elektriväljas. Ja seda läheb meil edaspidi vaja, kui me hakkame tutvuma sellise mõistega nagu siis dielektrikute polarisatsioon. Seetõttu siis käesolevas videos teeme tutvust siis dipooliga. Vaatame, milline on tema potentsiaal ja milline on tema tekitatud elektriväli. Nii, ja siis sellist dipooli või sellist süsteemi siis kirjeldatakse suurusega, nimetatakse siis elektriliseks dipoolmomendiks. Ta tähistatakse väikse B tähega, tegemist on vektorsuurusega ja ta on võrdne siis selle laengu suurusega ja siis nende vahekauguse korrutisega ja vahekaugus on antud, nagu näete, vektorkujul, kus siis selle vektori mooduliks on siis nende kahe laengu vaheline kaugus ja vektori suund on siis defineeritud negatiivselt laengult suunatuna siis positiivsele laengule. Ehk see on siis elektriline dipoolmoment. Kunagi hiljem räägime ka magneetilisest dipoolmomendist, aga hetkel, kuna me oleme tuttavad elektrilisega, võime teda lühidalt nimetada lihtsalt dipoolmomendiks. Nii, ja järgmisena vaatame, milline oleks siis selle dipooli tekitatud potentsiaal. Ja selleks analüüsiks lisame siia juurde siis veel nüüd teljed. Et meil jälle matemaatiline käsitlus oleks mugav, siis kujutame ette, et see meie dipoolikene paikneb Z-teljel ja paiknegu ta siis selliselt, et meie dipooli keskpunkt asub siis koordinaatsüsteemi alguspunktis ja meie positiivne laeng asub siis poole vahekauguse võrra sellest kõrgemal, ehk siis tema koordinaadid oleksid siis X-koordinaat on 0, Y-koordinaat on 0 ja Z-koordinaat on siis D kahendikku ja sarnaselt siis negatiivne laeng asub siis koordinaatsüsteemide keskpunktist poole vahekauguse võrra allpool, ehk siis tema koordinaadid oleksid 0, 0 ja -D kahendikku. Ja meid huvitab nüüd, milline oleks siis selle dipooli tekitatud potentsiaal kuskil siis mingisuguses ruumipunktis, mida me tähistame B tähega. Ehk siis milline on potentsiaal selles punktis, mis on põhjustatud siis selle konkreetse dipooli poolt. Ja selleks, kuna potentsiaal sõltus mäletatavasti siis laengu suurusest ja vahekaugusest selle laenguni, siis tähistamegi siis kaks vahekaugust. Esimene olgu siis R1, mis on siis kaugus meie positiivsest laengust huvipakkuvasse punkti. Olgu teine siis kaugus R2, mis on vastavalt siis kaugus negatiivsest laengust meile huvipakkuvasse punkti. Ja siin me paneme tähele, et juhul kui need kaugused R1 ja R2 on väikesed, siis me ei pea seda süsteemi üldse dipoolina vaatama, võime ta vaadata lihtsalt kahe eraldiseisva laenguna, nagu me oleme varasemast harjunud. Ehk siis dipooli käsitlus on praktiline sellisel juhul, kui vahekaugus minna huvipunkti on palju suurem kui siis selle dipooli laengute vaheline kaugus. Sellisel juhul need kaks punkti tunduvad peaaegu üheskoos koos olevat. Me võime need käsitleda siis ühise süsteemina. Ja seega siis me võime joonistada veel kolmanda vahekauguse. Tähistame lihtsalt R-iga ja see on siis selle dipooli keskpunkti ja meie huvipunkti vaheline kaugus. Ja mida suuremaks läheb siis see kaugus, siis ilmselt seda lähedasemaks kolm suurust üksteisele muutuvad. Ja seda teadmist me saame varsti ära kasutada, et siis seda
matemaatikat lihtsustada. Nii. Nüüd teatavasti ühe punktlaengu tekitatud potentsiaal oli siis valemiga. Potentsiaal oli, eks ole, võrdeline laengu suurusega ja pöördvõrdeline siis meil juba tuttava konstandiga 4 pi epsilon 0 ja siis vastavalt vahekaugusega siis sellest laengust. Kui me räägime sellest positiivsest laengust, me võime siia alla kirjutada R1 ja sellisel juhul me saame siis selle positiivse laengu tekitatud potentsiaali siin punktis B. Nüüd meil on süsteem, mis koosneb kahest laengust. Mäletatavasti elektriväli oli siis lineaarne väli, mis tähendab, et me võime need kaks potentsiaali lihtsalt omavahel kokku liita. Ehk siis see meie kogu potentsiaal on siis positiivse laengu tekitatud potentsiaal punktis B pluss siis negatiivse laengu tekitatud, kuna negatiivsel laengul on ees miinusmärk. Võime selle miinusmärgi siia vahele kirjutada. Need jäävad samaks, kuna nad on, eks ole, mooduli poolest sama suured, lihtsalt teine laeng on siis miinusmärgiga. Konstant samamoodi ei muutu. Ja mis on erinev, on siis vahekaugus. Me saame, nagu me näeme, on siin päris palju suured, mis me saame tuua sulgud ette. Ega natuke lihtsustame seda avaldist. Ja saame, et ta on siis Q jagatud 4 pi epsilon 0. Ja sulgudesse saame kirjutada siis 1 jagatud R1 miinus 1 jagatud R2. See avaldis on iseenesest nüüd täiesti korrektne, annab meile täpse tulemuse meelevaldses punktis. Tema häda on see, et meil on siin kaks muutujat ja need kumbki ei ole mõnusalt väljendatavad üheski koordinaatsüsteemis. Seega üritame seda valemit natuke lihtsustada, et oleks seda mõnusam väljendada ja siis ka natukene kergem skitseerida, et milline see potentsiaal võiks siis välja näha, millised oleksid ekvipotentsiaali pinnad. Ja seega viime nüüd selle sulgudes oleva avaldise nii-öelda ühisele nimetajale ja saame sellise tulemuse. Et tegemist siis nimetajasse jääb nüüd R1 korda R2 ja lugejasse jääb nende kahe suuruse vahe R2 miinus R1. See on jällegi täpne avaldis veel, aga täpselt samamoodi nagu eelmisel juhul on meil siin kaks muutujat, mille avaldamine siis koordinaatsüsteemis ei ole kõige mugavam. Et vaata, mida annaks lihtsustada. Meil oli mäletatavasti see eeldus, et süsteem käitus diippoolina, juhul kui see huvipakkuv punkt B oli palju kaugemal kui diippooli laengute vaheline kaugus. Kuna praktilises maailmas moodustavad diippoolid tavaliselt siis molekulidest või aatomitest, mille mõõtmed on väga väikesed, siis vahekaugus B ei pea reaalselt üldsegi väga suur olema, et me võiksime neid järgnevalt välja toodud lihtsustusi siis kasutada. Ja kui vahekaugus on väga suur, siis R1 ja R2 on omavahel peaaegu võrdsed, seega me võime selle korrutise R1 ja R2 asendada lihtsalt siis selle diippooli kauguse ruuduga. Nüüd kahjuks seesama lähendamine meid siin lugejas ei aita, sest et kui me eeldame, et R2 ja R1 on ligikaudu võrdsed, siis tuleb meil tulemuseks 0 ja me saame, et kogu potentsiaal on 0, mis ilmselt ei vasta tõele ja teiseks ei ole kahjuks ka väga huvitav tulemus. Et teisel juhul me saame ära kasutada siis meie head sõpra trigonomeetriat. Nimelt, kui see punkt B läheb hästi kaugele võrreldes vahekaugusega D, siis me võime lugeda, et need kiired R1, R2 ja ka R on omavahel praktiliselt paralleelsed. Me võime siis teha sellise väikse lihtsustuse. Siin on siis meie vahekaugus. Joonistame välja ka meie negatiivse ja positiivse laengu. Ja nüüd need kiired, kui see B on hästi kaugel, võrreldes vahekaugusega D, on siis põhimõtteliselt omavahel paralleelsed. Nii. Ja võime siia joonistada siis ka selle telje meile. Nüüd tõmbame siit punktist joone, mis on risti meie kiirtega. Ta risti tähistame siis selle täisnurga märgiga. Siis ilmselgelt see osa siin on nüüd see meie huvipakkuv vahemaa, ehk siis mille võrra on R2 pikem kui R1, eks ole. See on R1 pikkus, see on R2 pikkus, see on nende kahe erinevus. Nüüd see osa siin on meil
siis diipooli laengute vahekaugus. See on meil täisnurk ja nagu me näeme, meil moodustub, eks ole, täisnurkne kolmnurk, mis siis vihjab, et me saame seda tulemust kuidagi elementaarse trigonomeetria abil leida. Ja nüüd saame ära kasutada ka siis sfäärilistes koordinaatides sellist suurust, nagu on siis tõusunurk, mis on, eks ole, nurk siis Z-telje vahel ja siis meie diipooli keskpunktist huvipunkti tõmmatud kiire vahel. Ja vastavalt siis kolmnurkade sarnasusel on ka see nurk meil siin tõusunurk teeta. Ja nüüd, kui me keskkooli trigonomeetriat meile tuletame, siis nurga teeta koosinus oli määratud siis kui lähikülje suhe siis hüpotenuusi ehk siis see koosinus nurgast teeta ei ole siis mitte midagi muud kui R2 miinus R1 ehk siis lähikülje pikkus meie täisnurksel kolmnurgal jagatud läbi siis selle täisnurkse kolmnurga hüpotenuusiga ehk mõlemad pooled läbi korrutades nüüd selle diipooli vahekaugusega T saame me siis leida avaldise selle R2 ja R1 erinevuse kohta, mis me saame asendada siia valemisse. Kui me need kaks tehtud teisendust nüüd kenasti kokku võtame, siis me saame oma diipooli potentsiaali, tõsi küll nüüd juba ligikaudseks avaldiseks, mis siis kehtib piisavalt täpselt, kui me oleme piisavalt kaugel meie diipoolist, ehk võib öelda, et siis on tegemist nii-öelda kaugväljaga. Ja avaldiseks saame Q jagatud 4 pi epsilon 0 R ruudus ja siia nimetasse paneme siis veel kord D korda koosinus tõusunurgast. Nii. Nüüd tulles korra tagasi selle diipoolmomendi definitsiooni juurde, siis me näeme, et siin on tegemist Q korda T-ga ja siin on meil samamoodi Q korda T-ga ehk see siin ei ole mitte midagi muud kui diipoolmomendi, eks ole, moodul. Ja koosinus teeta on siis, teeta on põhimõtteliselt nurk meil siis selle diipoolmomendi vahel, mis on, eks ole, vektor suurus ja oli määratud suunaga siis negatiivselt laengult positiivsele ja siis ühikvektori vahel, mis näitab meil selle huvipunkti asukohta ehk mis suunas meil siis see vektor R vaatab. Seega me võime vektorkujul selle ülemise osa kirja panna ka siis järgnevalt. Ehk siis see potentsiaal on siis meie diipoolikese diipoolmomendi ja ühikvektori, ma võin selle äkki siia joonistada, et see oleks paremini arusaadav. Ehk see on siis see meie ühikvektor AR selle vahel. Ja kui me juba vektorkujule läheme, siis võime siia kirjutada ka siis selle R ruudu asemel siis selle vektori R mooduli ruudu. Ehk siis sa saab arvutada ka vektorkujul ja kui me läheme nüüd mis tahes meelevaldsesse koordinaatsüsteemi, saame see veel natukene teisendada. Ehk siis sellisel juhul oleks meil siis potentsiaal punktis, mida siis tähistame asukoha vektoriga R, ehk siis selle punkti B koordinaadid või selle koordinaatvektor. Ja see on siis leitav kui 1 jagatud 4 pi epsilon 0. Ja nüüd on meil siis selle huvipunkti ja diipooli keskpunkti, eks ole, vahekaugus. Ehk siis huvipunkti koordinaatideks on R ja tähistame seda diipooli keskpunkti, mis ei pruugi asuda enam koordinaatsüsteemi alguspunktis, vaid kus iganes ruumis. Olgu siis tema koordinaatideks R primmikene, selle vahekauguse ruut ja nüüd on meil vaja siis veel vektorkorrutist siis diipool momendi vahel ja siis selle ühikvektori vahel. Jällegi ühikvektor teatavasti oli selle vektori väärtus jagatud läbi tema enda pikkusega. Ehk me saame selle kirja panna siis sellisel kujul. Ehk siis see kuju
oli meil sobiv kasutamiseks, kui meil on üks tiippool, mis paikneb kenasti koordinaatsüsteemi alguspunktis ja me kasutame siis sfäärilisi koordinaate. Ja see valem on siis üldine, ehk siis meie tiippool võib asuda meelevaldses punktis selliselt, et tema keskpunkti koordinaadid on, eks ole, see R'-kene ja sellisel juhul loomulikult me saame vajaduse korral arvestada ka siis mitme tiippooli summaarse mõjuga, kui meil seda peaks juhtumisi vaja minema olema. Et see on siis selline universaalne valem ja see on siis natukene selline ilusam ja lihtsam ja mugavam kasutada valem. Nii, nüüd me oleme teada saanud, milline on tiippooli tekitatud potentsiaal, aga järgmine asi, mis meil võiks huvi pakkuda, on, et kui suur on siis sellise tiippooli tekitatud elektriväli. Ja elektrivälja tugevuse leidmiseks oli meil mäletatavasti siis potentsiaali kaudu selline meeldivalt lihtne valem, ehk siis elektrivälja tugevus oli teatavasti vastandmärgiga gradient potentsiaalist. Nüüd antud juhul, kui me gradienti tahame arvutada, peame silmas pidama, et meil ei ole tegemist siis mitte ristkoordinaatidega, vaid meie tulemus on antud siis sfäärilistes koordinaatides ja järelikult on meil vaja siis leida gradienti samamoodi sfäärilistes koordinaatides, kui me just ei taha eelnevalt siis oma saadud tulemust viia mingisse muusse koordinaatsüsteemi, mis kardetavasti ei tee meie elu palju lihtsamaks. Nüüd õpikust saame vaadata, et kui meil on tegemist mingisuguse meelevaldse skalaarse väljaga, tähistame seda lihtsalt T-ga, siis selle gradient mitte nüüd ristkoordinaatides, vaid sfäärilistes koordinaatides väljendatuna näeks välja siis selline, et osa tuletis siis meie väljast siis radiaalse kauguse järgi ja see vaatab kenasti siis koordinaatsüsteemide alguspunktist eemale. Pluss järgmisena on meil siis üks jagatud raadius korda osa tuletis siis meie skalaarsest väljast, seekord nüüd siis tõusunurga järgi ja suunatud jällegi vastavas suunas. Ja viimane komponent on siis normeeritud ootuspäraselt üks jagatud R korda siinus teetaga. Ja siin on siis jällegi tuletis meie skalaarsest väljast. Ja nüüd siis tõusunurga, vaid asimuudi järgi ehk siis phi ja loomulikult vaatab jällegi vastavas suunas. Nüüd meie puhul me näeme, et me saame võtta osatuletist siis kauguse järgi, R on meil olemas siin funktsioonis, saame võtta osatuletist tõusunurga järgi, aga me näeme, et siin avalduses ei ole mitte kuskil siis asimuuti, mis on ka täiesti loogiline, sest et sellise ülesande püstituse korral me võime vabalt asimuudist liikuda ümber selle tiippooli ja mitte midagi ei muutu, sest et iga nurgalt vaadates näeb see tiippool täpselt samasugune välja. Aga kui me läheme lähemale või kaugemale, siis ilmselgelt muutub selle tiippooli tekitatud elektriväli ja kui me muudame tõusunurka, siis me vaatame ta rohkem positiivse laengu poolt või vaatame ta rohkem negatiivse laengu poolt, siis ilmselgelt ka sellest sõltub saadud tulemus. Ehk siis on täiesti ootuspärane, seda viimast komponenti meil ei ole, et meile tegelikult antud ülesande lahendamisel piisab sellest esimesest osast. Ja üritame siis need kaks tuletist leida. Ehk esimesena me peame võtma siis osa tuletise meie potentsiaalist, ehk siis põhimõtteliselt sellest valemist, siis suuruse R järgi. Ma nüüd natukene oleks võinud oma tähistustega paremini ringi käia, ehk see on seesama, mis siis väike R, ehk siis kaugus koordinaatsüsteemi alguspunktist. Ja siin me saame kasutada siis teist abivalemit. Jättavasti, kui meil on tegemist siis tuletisega X järgi mingist X astmest, siis see oli võrdne ehk X astmel N-ist, eks ole, siis oli võrdne N korda X astmel N miinus 1. Nüüd antud juhul on meil X astmel siis miinus 1 kahendikku, ehk kui me siis sellest võtame tuletise, siis me saame tulemuseks mitte miinus astmel 1 kahendik, vaid astmel miinus 2, ehk siis 1 jagatud, eks ole, R ruuduga. Me saame tulemuseks miinus 2 korda siis R astmel miinus 3, ehk siis 1 jagatud R ruudu tuletis on meil siis miinus 2 jagatud R kuubiga. Ja me tähele paneme siis R-i suhtes kõik ülejäänud osa siin on, eks ole, konstant. Seega siis võime välja kirjutada, et meie tuletis
potentsiaalist kauguse R järgi on siis miinus 2 QT koosinus theta jagatud 4 pi epsilon 0 ja kui me kasutame sama tähistust, ehk siin on meil suur R, siis tuleb siia lihtsalt R kuubis. Ja mida me saame lihtsustada, me näeme, siin on 2 ja 4, et me saame need lihtsalt välja taandada. Ja õpikus on selle koha peal viga, et seal on unustatud see taandamistöö tegemata. All on siis ekslikult kirjas 4, aga peaks olema 2. Nii, ja nüüd on jäänud meil teine liidetav. Meil on vaja võtta nüüd see samast potentsiaalist tuletis theta järgi ja siis pärast veel R-iga läbi jagada. Ja siin on meil tegemist koosinusega ja koosinus, et tuletis peaks tulema meil positiivne, kasvab, peaks olema vist miinus siinus, jah, täpselt nii ongi. Ehk siis TU jagatud, mitte jagatud, vaid siis osa tuletis potentsiaalist tõusunurga järgi. Ja nagu mäletate, siis me peame selle veel läbi korrutama 1 jagatud R-iga, ehk siis meie tähistuse puhul suure R-iga on siis jällegi miinusmärk. Kõik muu peale siis selle koosinus theta, eks ole, on theta järgi konstant, selle me kirjutame lihtsalt tuimalt ümber. QT jagatud 4 pi epsilon 0 ja originaalsest valemist on siin R-ruut, aga me peame läbi jagama veel R-iga, saame samamoodi R kuubi nagu enne oli. Ja koosinusest on saanud miinus siinus, miinusmärgi me kirjutasime siia ette. Ja siia läheb lihtsalt siinus theta. Nii, ja ongi kõik, eks ole, kuna meil mitte midagi selles valemis ei sõltu asimuudist phi, selle järgi osatuletus on lihtsalt 0 ja seda panust meil ei ole. Ja siin on meil nüüd saadud siis üksikud komponendid, me peame selle läbi korrutama siis AR-iga ja selle A thetaga ja elektrivälja tugevus on, eks ole, miinus gradient, ehk siis need mõlemad miinusmärgid tegelikult kaovad ära. Ehk siis see saadud summaarne elektrivälja tugevus mingisuguses punktis B, mida kirjeldab siis kaugus R ja tõusunurk theta, oleks meil ja me saame tuua veel Q korda T 2 pi epsilon 0 R kuubi sulgud ette. Siia jääb siis järgi 1 kahendik või siis vastupidi, me toome 1 neljandiku ette ja selle peame läbi korrutama 2-ga. Nii läheb vist parem välja. Ehk siis see lõplik tulemus oleks selline. Q T 4 pi epsilon 0 R kuubis. Pange tähele, et elektrivälja tugevus kahaneb pöördvõrdeliselt kauguse kuubiga. Kui me rääkisime näiteks punktlaengust, siis ta kahanes pöördvõrdeliselt kauguse ruuduga ja kui me rääkisime ühtlasest joonlaengust, kahanes pöördvõrdeliselt kaugusega ja ühtlaselt laetud tasandi elektriväli ei kahanenud üldse kaugusega. Ja sulgudesse võime panna siis 2 korda koosinus theta AR pluss siinus theta A theta. Ja elektrivälja ühik on volti meetri kohta. Nii, nüüd on meil siis teada potentsiaal ja on teada elektrivälja tugevus. Ja kuna selle tugevuse leidmiseks me kasutasime potentsiaalselt ligikaudset avaldist, siis on ka ligikaudne lahendus, mis annab meile täpselt tulemused, kui me oleme kaugel tiippoolist, aga tiippooli lähedal tuleb sellega ettevaatlik olla. Ja viimase asjana oleks siis tore ka see saadud tulemus kuidagi visualiseerida. Ehk siis üritame siia teha nüüd niisuguse graafiku, kus olgu siin meil siis näiteks X-telg ja siin on meil siis Z-telg. Ehk siis sellest 3-mõõtmelisest pildist oleme teinud 2-mõõtmelise lõike, mida me võime teha, kuna me juba panime tähele, et meie tulemus ei sõltu kuidagi asimuudist. Ja paik nagu siin keskel siis meie tiippool, võime ta võib-olla tillukeselt välja joonistada, teeme siia selle positiivse ja siia siis selle negatiivse laengu. Ja kui me nüüd joonistame välja elektrivälja jõujooned, siis need oleksid laias laastus midagi sellist.
teatavasti ekvipotentsiaali pinnad olid alati elektrivälja jõujoontega risti. Seega siis, kui me nüüd joonistame välja ekvipotentsiaali pinnad, siis need oleksid, ma peaks mingi teise värvi vist valima, ei paista hästi välja muidu. Nii. Oleksid siis umbes taolised. Selline oli siis lühikene ülevaade sellisest süsteemist, mida tuntakse siis elektrilise diipoli nime all, mis koosneb siis kahest võrdsest ja vastandmärgiga laengust, mis paiknevad siis üksteisest kaugusel D. Tuletasime siis potentsiaali välja ja samamoodi siis elektrivälja tugevused.